Kätlinist teeb parima juhi see, et ta ei sega töö tegemist. Kätlin usaldab oma meeskonda, usaldab neid inimesi, kelle ta on tööle valinud ja kes on omakorda siis enda meeskondadesse valinud inimese. Ja siis, kui Kätlinit päriselt vaja on juhina kõige suuremat juhti, kes peab tulema jala maha lööma ja tegema kas otsuse või kuskilt meid läbi viima, siis ta on olemas. Tema puhul ei pea nagu kunagi mõtlema, mida ta nagu tegelikult arvab või mõtleb, et sellist nagu ümber nurga jutuajamist ei ole. Ta on hästi avameelne, sõbralik ja temaga suhtlemisel ma ei ole kunagi tundnud, et ta oleks suhtunud minusse kui nii-öelda nagu ülevalt alla vaatanud. Et ta hindab päästekorraldaja tööd, ta teab, mis see on, kui raske see on. Ta hindab alati meid inimestena, mitte selles vaates, mitu tundi või kui palju tööülesandeid keegi päevas ära jõuab teha, vaid see, et meil oleks hästi, et meil oleks endaga hästi, et meil oleks peredega ja oma taustsüsteemiga hästi, sest see on see, mis aitab meil tegelikult väga häid tulemusi tuua, kui kõik muu töövälisel ajal on hästi. Ta väga toetab seda, et me enda eest hoolitseksime nii vaimselt kui füüsiliselt. Kätlin ise on nii häirekeskuse sees kui ka väljaspoole väga avalikult ja julgustavalt rääkinud sellest, kuidas oma vaimset tervist hoida, millised on olnud tema läbipõlemised, kuidas ta sellest välja on tulnud ja julgustab alati ka meid seda märkama ja iseenda vaimse tervise eest hoolitsema. See oli minu töövestlus ja mina läksin ikka oma sellise väikse stereotüüpse nagu ettekujutusega, milline üks riigiasutuse tippjuht on olemuselt, väljanägemiselt, jutult. Ja kui ma esimesed laused saime vahetatud, siis esimese hooga ma olin ikka veidi nagu üllatunud. Aga üllatunud väga positiivses võtmes, et see minu stereotüüp oli purustatud hetkega, et tippjuht võib olla väga vahetu, julge. Kätlini puhul võib näitena tuua kas või tatoveeringud, et minu jaoks oli see, mis kohe silma haaras. Ja tegelikult selle vestluse arenedes minu soov või tahe häirekeskuses tööle saada kasvas. Ja lõpuks peab ütlema, läks hästi. Nagu ta meile õpetab ja nagu ta ka ise teeb, siis rahuajal tuleb luua suhteid ja nii nagu me oleme siin erinevate kriiside alguses näinud, siis need heal ja rahulikul ajal loodud suhted on need, mis aitavad ka häirekeskusel kriisi alguses kohe toime tulla. Olgu siis selleks vabatahtlikud, keda on vaja leida 2 päeva pärast 40 selleks, et vastata ära vastkäivitatud 1247 telefonile, siis ta ei kohkunud ja võttis telefoni, helistas oma valitsemisala ja ka väljaspool olevatele peadirektoritele, palus abi ja kõik sõbralikud tulid vastu. Oskus inimesi valida õigetesse kohtadesse, õigetesse rollidesse. Kriisi ajal on see veel eriti tähtis ja kindlasti vajadusel kiire otsustamine. Et meil jälle võib olla mingi arusaam, et riigiasutustes käib kõik mingi pika vinnaga. Kriisi ajal meil seda luksust, mugavust ei ole ja Kätlin julgeb otsuseid teha ja julgeb ka vastutada.